Aasta lõpus kindlasti tuleb veel ka kulusid, mis on arved üle ainult. Põhivara soetust oleme 1,6 miljoni osas nagu teinud ja mis me oleme siis saanud sihtfinantseeringut on 1,04 miljonit. Põhivara soetuseks saada sihtfinantseerimine on 1,04 miljonit, mis on siis täidetud 97%. Siis rahamäe kontol on 1,85 miljonit. See on ka aasta alguses tõusnud natuke. Ja võlakohustusi on meil siis aasta eelarves, mis oli nüüd planeeritud laenuvõtmisega 2,6 miljonit kokku, et oleks laenukoormus. Aga meil on praegu 2,195 miljonit, siis meil on laenuhange üleval, aga siiski sellel aastal me vähendame enda võlakohustusi kuskil 100 000 euro võrra. Seega tuleb selline lisaeelarvest ja tegelikult et me võtame nagu vähem laenu, kui oli planeeritud ja valla laenukoormus tegelikult väheneb. See jällegi ütleks seda, et järgmiseks aastaks natuke
igal juhul neid raha nagu vaja läheb. Siis istungitel liigitame kooli hoolekogu koosseisu, oleme uue kinnitanud. Siis hange lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2023 ja see oli siis nüüd lisahange piirkondades 913, need olid enamus kõik Meremäe piirkonnas. Sellele hankele tuli siis ka 2 pakkumist, need olid edukad, 3 piirkonda jäid esialgu pakkumata aga praeguseks on meil lahendusspetsialist head tööd teinud, et tegelikult on nendel ka kate olemas ja ajutisi lepingud tulevad, et tundub, see on nagu suht kindel, et Meremäe piirkonnas ka lumi lükkamata ei jää, aga keerukas oli. Siis on tagasi Setomaa vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine, see on seoses siis kalmiste vahtidega ja heakorratöötajaga, nii et otsus on tehtud, need lähevad üle, ütleme nii, et meie nagu need koondame ja 2 kohta lubata üle kandmisele siis Setomaa haldusele ja Setomaa haldus siis võtab heakorra või kalmistute halduse järgmisest aastast üle. Ühekordselt sotsiaaltoetuse olen maksnud, ehituslubasi on siin tegelikult päris mitmeid, kasutuslubasi ka on väikse näiteks elektrijaam Perleese külas ja neid on päris mitmeid, nagu jooksvad kogu aeg. Siis vallavara rendile andmine, see on see, et kui siin paar aastat tagasi me soetasime, üks kindlasti oli, me teise soetasime Migitamäele seal majade taha nagu selle pool heinamaa, kus on ka peenrad ja siis me hakkasime uurima, et seda oleks vaja korda saada ja pakkusime põllumeestele seal siis teda rendile võtmist ja puhastus, niitmise puhastus kohustusega ja saatsime 3-4 välja ja tuli 2 pakkumist ja parima pakkujaga sõlmime rendilepingu, et seal siis tuleb iga-aastane hooldus ja selle võsa võtmine, nii et me arvame, et me saame tolle osa nagu ka seal kõik korda. Siis Migitamäe kooli spordiväljaku renoveerimise pakkuja edukaks tunnistamine ja siis võib nagu kokku öelda, et need lisaeelarvest tulnud ehitised või rahastused COVID-i rahast, nende kõik hanked on tehtud ja tegelikult Luhamaa külakeskuse ehitus juba on alanud. Eluruumi üürile andmine, siin oli see, kus me tegelikult tegime remonti, et saada üks kindel inimene siia ütleme siis tugiisikule lähemale ja koos lapsega üks pere. Siis ka hoolekandeteenuse osaline rahastamine ja jällegi ehitusload, Meremäe kooli ja Värska lasteaia hoolekogu koosseisude kinnitamised, et on olnud siis vallavalitsuse istungitel plaanis või ütleme otsustamisel. Siis üks tegevus on ka see, et me oleme saanud nagu mitmest kohast mingi tunnustust või loosiõnne on olnud ja üks ettevõte teeb ka Värska lasteaiale tuletõhtu uksed, käis ka koha peal, siis sellest oli ka uudis, aga ikkagi, et me olime sinna konkursile esitatud ja saime. Siis Värska gümnaasiumil on õnnestunud
korraldasin maailmakoristuspäeva kontsert jällegi Setomaale, siis oli siin nüüd viimane uudis, et siseterviserada tuleb terviseradade kaudu, tunnustas ka Euroopa ettevõtluskool. Mikitamäel sai ka muinasjutu päevkiitust, et oli huvitav. Lükkasime mitu korda õpetajate tunnustamist edasi siin, aga nüüd siis ikkagi tegime õpetajate tunnustamisürituse ka ära ja küll selliselt vähendatud ja olukorras, aga ma arvan, et see ka tulevikus jätkub. Siis Meremäel on 5-9 klass distantsõppel ja praegu on kõik õpetajad ka veel testimisel, et see tuleneb nagu siis sellest, et seal lähikontaktne üks õpetaja oli, aga me arvame, et ta ei jõudnud nagu ühe päeva jõudis koolis olla, et ta ei jõudnud siin midagi teha, sellest on juba tegelikult 10 päeva möödas, nii et kui kõik on siin korras, siis järgmise nädala peab veel olema 5-9 kindlasti distantsõppel, siis võib-olla saad uuesti kooli tulla, aga jälgime olukorda. Veel võib-olla see, et Setomaa vallas hetkel COVID-i positiivseid ei ole, aga see on tegelikult ikkagi aja küsimus, et ta siia jõuab, et on nagu öeldud, et ei saa, see piir ei tea nagu midagi, praegu on nakatumine üpris kõrge ja ju ta tuleb ka meie valda kellelegi. Sellepärast on ta veel siin arutelul igasuguste ka ürituste ja me laseme juhendeid teha ja läbi mõelda kõik ise, et kus toimub, kui mingi üritus toimub, siis kus on kätepesu, kuidas on liikumine, kui palju inimesi, mitu meetrit vahet, et need on ka võetud, ütleme, arvesse. Külavanemate koosolekud toimusid, huvi oli Meremäe piirkonnas nagu rohkem kui siin piirkonnas, aga tegelikult olid, ma arvan, et olid nagu informatiivsed ja lammutustööd ka siis ikkagi on siin käivad teinud, et see Mikitamäe, Sigala ja ma kõige lõpuseisu ei tea, aga seal varsti peaks olema nagu maan väljas, et kohast läks. Siis rääkisin seda tõesti, et Setomaa haldus, et kõik kalmistuvohid ja siis heakord läheb 1. jaanuarist halduse alla. Valdan teinud inventuure, ajaloo kolleegiumi töös siin osalenud. Siis ka üldplaneeringu KSH eelnõu esitus toimub 3 või arutelu toimub 3 valla, see on veel nagu seadusega ette nähtud endistes vallakeskustes, Mikitamäe, Värska ja Meremäe. Ja Meremäe oma toimub siis vahetult enne volikogus on 17. Värskal on 16. ja Mikitamäe 15. Vaadake ise kellaaegu ja ma arvan, et siin oleks ka volikogu liikmetel võimalusel nagu vaja osaleda. Siis Luhamaa piirkonnas katkab see riigipiiri ehitus tõsisemad kihtad ja alguses on seal olnud sellist metsateed ja praegu ka teede osas, aga me sõlmime need lepingud, aga näiteks RK ja proovime siin filmida ja pilte teha, et nendel teedel nagu taastuda endine olukord. Aga RK ise ka ütles, et nende teede peal ikkagi nad lõhkusid päris palju ja ma tegelikult me Lauriga nagu arutasime seda, et me väga ette ei kujuta, kuidas see nagu võimalik see ikkagi see teha on. Et igal juhul on see häiritud ja rikutakse ka teid, et kuidas me suudame tagada seal siis lõpuks, et see tee sellises nagu korras oleks, aga et ega meil on väga päris kõva pähkel.
ja siin kunagi Piret küsis ka, et kas postiautomaatide osas praeguse seisuga on see, et võib-olla on antud lubadus, et jaanuaris tuleb PPD postiautomaat sinna Värskasse siis Coopi kõrvale. Et sellega vald ka siin tegeles, et pakkusime erinevad kohti ja kutsusime veel neid ka siia, et praegu lubadus on selline. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh, kas midagi on olla küsimus? Ei ole, aitäh. No midagi järgmise päeva mõttiga. Teiseks päevakorrapunktiks on Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarve. Palun ettekandjale ühe. Tervist, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarve mahuks on siis 215 146 eurot. Ja lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid 545 847 euro võrra. Põhitegevuse tuludest suurendatakse kaupade teenuste müügi 800 eurot. See on siis Obivitsa raamatukogus postimüügi tulud ja saadavaid toetusi suurendatakse 514 047 euro võrra, millest siis suuremad summad on COVID-iga seoses stabiliseerimisfond tulubaasi säilimiseks, see oli 96 401 eurot, siis majanduse elavnemise meetmena anti kõigile täiendavalt raha juurde 237 617 eurot ja siis ka saadi muuseumidele kriisiabitoetust üle 95 000 euro. Ja lisaks on siis täpsustatud ka toetuse tasandusfondi summasid, sest jaanuaris, kui me eelarve vastu võtsime, polnud riigipoolsed numbrid veel lõplikult paigas. Lisaeelarvega suurendatakse ka kulusid, kulud suurenevad 142 252 eurot, need on just põhitegevuse osas. Põhitegevuse poole pealt siis suurendatakse vallavalitsuse eelarvet, see on 13 650 eurot, siis suurendatakse veel liikmemaksude summat 1000 euro võrra, see on siis Setomaa liidu liikmemaks. Siis enamus suurendamisi on seotud ka sihtfinantseerimistega, mis on siis asutused taotlenud erinevatest projektidest, nii et kui nad on saanud tulu, siis tõstetakse need saadud tulude summata nende eelarvetele. Ma ei hakka nüüd kõiki ridasid küll täpselt siia ette lugema, et need seletuskirjas kõik ära toodud. Siis põhitegevuse kulude vahel selle lisaeelarvega on tulemus positiivne 372 595 eurot. Selle lisaeelarvega suurendatakse ka investeerimistegevuse tulusid 151 751 euro võrra, mis on seotud samuti suurte projektidega ja lisaks ka tõstetakse ringi mõned summad. Kulud suurenevad siis 72 894 eurot investeeringute osas ja eelarve tulem lisaeelarvega on siis 451 452 eurot, millega siis vähendatakse likviidsete varade kasutuse võtmist. Ja peale lisaeelarve vastuvõtmist on kogu selle aasta eelarve maht siis 8 066 755 eurot. Ja vallavalitsusel on palve, et volikogu võtaks siis lisaeelarve esimese lugemise vastu. Lühidalt kõik. Aitäh, palun komisjoni esimese lõhe. Aitäh, komisjon on lisaeelarve läbi vaadanud ja täpselt detailsema ettekande on siis meie komisjonis teinud ja komisjoni seisukoht oli see, et toetada ja vastu võtta siis esitatud määrade eelnõu määrusena. Aitäh!
aitäh, kas kellelgi on ettekandjatele küsimusi? kui ei ole, siis panen hääletusele. kes on selle poolt, et eelarve vastu võtta, palun praegu märku anda. 10 poolt, kes on vastu? 1 vastu, aitäh, vastu võetud. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa perearst OÜ asutamine. palun ettekandeks sõna Raudu Pärnu. ei, ma arvan, et siin ei ole mingi taandumist, see on, me moodustame ühe ettevõtte, et siin ei ole mingi huvide mõttes. Nii, eelnõu on siis see, et volikogule ettepanek, et asutada äriühing nimetusega Setomaa perearst OÜ, asukohaga Pihtena 30 Värskalevik, Setomaa vald. see Pihtena 30 on praegu siis Värskes asuvad perearstiruumid ja osakapitali 2500 eurot. asutaja on Setomaa vald ja kinnitada ka siis Setomaa perearst OÜ põhikiri vastavalt lisale ja teha ka siis 2500 euro suurune osakapitali sissemakse. ja võib-olla siis nüüd tutvustaks ka nagu lühidalt seda põhikirja, et see on nagu suhteliselt standardne äriühingu nagu moodustamine. Osaühingul on üks osa, mille miinimumsuurus on ka siis 2500 kuni 10 000 eurot ja ainuosanik on Setomaa vald. Seda miinimum maksimumkapitali piires võib siis kapitali suurust võib muuta, põhikirja muutmata. võib-olla ka siis üks tähtis osa, tähtis on ka, et osaühingul on õigus lasta osast välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust ehk üle kursiga. see võib olla nagu vajalik teatud mingi finantseerimise või millegi lihtsustamiseks, et üle kursiga osakapitali suurust tõsta. siis juhtimise juurde, et juhtimine ühingul on 1 kuni 3-liikmeline juhatus ja siis on ka need tingimused, et kuidas ta võib olla, kes võib olla juhatuse liige ja mis kooskõlastustega, et ta peab ise olema nõus, ta võib, kui omanik on nõus ka, et ta töötab kuskil samasuguses asutuses omaniku nõusolekul on ka võimalik töötada juhatuse liikmena. ja siis, kui nüüd osaniku ja juhatuse otsused, et osaniku pädevusse siis nagu üldkoosolek, et selle üldkoosolek on vallavalitsus, aga põhikirja saab muuta ainult volikogu, et volikogu vallavalitsus põhikirja muuta ei saa, aga siis vallavalitsus üldkoosolekuna saab hääletada juhatuse liikmeid, osakapitali suurendamist ja vähendamist teha ja majandusaasta aruannete kinnistamist ja kasumi jaotamist teha. ja ka osade võõrandamine, jaotamine ja koormamine on ainult volikogu ainupädevuses. ja kokkuvõttes see, et miks seda nagu vaja on, et 6. detsembril on Setomaa vallas Värska nimistu siis konkursi tähtaeg. Läbirääkimistel Terviseametiga suutsime me või tegime ettepaneku, et see konkurss
konkurss kuulutatakse välja, sellepärast et vahepeal oli seda plaan, et äkki mitte üldse välja kuulutada, vaid ajutist arsti pikendada. Ja see väljakuulutamine on ka siis see, et see perearst peab teenust osutama 2 vastuvõtupunktis, nii Värskis kui Meremäel. Ja see siis, et meie eesmärk oleks nii, et osaühing ei saa osaleda sellel perearsti konkursil, vaid perearsti konkursil saab osaleda perearst, aga ta peab ära määrama, millise osaühinguga ta seda teenust pakkuma hakkab. Nii et igal juhul on meil perearsti vaja ja selleks tööd praegu ka käivad ja mõtted, läbirääkimised. Me ei saa öelda, et meil kindlasti see kõik õnnestub, nagu me tahaksime, sest olukord on keeruline, aga me teeme kõik endast olenema, et me siin konkursil saaksime osaleda ja siis läbi selle ettevõtte, moodustatava ettevõtte saaksime perearsti teenust osutama. Nii, minu poolt kõik. Aitäh, on komisjoni esimesele mõelda. Jah, võib-olla siin Lauri poolt välja öeldula lisaks veel juurde selle, et mõte on siis see, et perearst teeks ja saaks teha ja keskenduda arstitööle ja tegelikult siis loodav osaühing on see, kes tegeleb selliste halduse ja administreerimise küsimustega. Ja selles osas see tee, mis on valitud, on ühtepidi meie nii-ütelda jaoks vist ainuvõimalik tee, kuna tervishoiu korraldamise seadus nagu kirjutab väga selgelt jällegi ette, et kes saab olla siis selle nii-ütelda äriühingu omanik või kes saab selle moodustada ja siin nagu ei olegi mitmetpidi võimalusi üldse antud, et kas on siis perearsti poolt moodustatud osaühing või kohaliku omavalitsuse poolt. Ja selles osas eelarvekomisjonis me kaalusime ja mõtlesime kaasa sellele ja komisjon leidis, et see on tark mõte ja tark plaan ja komisjoni seisukoht oli ühene, et toetada ettepanekut. Nii palju veel ka, et just vastu võetud lisaeelarvega on siis selle osakapitali asutamise summa 2500 juba nagu siis arvesse võetud. Aitäh. Aitäh. Kas kellegi on ettekandjatele küsimusi? Palun nagu. Varsti vajates keegi kahtra, aga küsimus, et raha eelmine teenus moodustati siis kusagil 2000 eurot kusagil rohkem, kuidas siis nüüd uue sellega, kui tuleb kulutused on planeeritud. Ma teen sissejuhatuse, et meil on teada, kui palju haigekassa on praegustele perearstidele maksnud kuude lõikes just nagu Setomaal, siis nii Värska kui Meremäe osas. Meie selline arvutustele põhiliselt me peaksime välja tulema, et sellega, aga kindlasti võib olla esimesel aastal käivitamise osas ikkagi lisakulutusi, sest näiteks ka see, et Värska perearstikeskuses on ka terviseagentuuri osaliselt mööblit ja mingi selliste mööblite asjade ostmist, nii et me ei saa nagu täiesti väita seda, et kohe esimesel aastal sellega välja tuleme riigi poolt rahastatud, haigekassa poolt rahastatud summaga, aga tulevikus oleks kindlasti ikkagi see plaan, et me peame välja tulema. Ja vald ei peaks sinna nagu juurde panema, et me, kui
kui vald säilitaks nagu selle enda finantseeringu ruumide osas, et me kommunaalid ja ruumid anname tasuta, siis see oleks nagu valla finantseering siia nagu sellele niinimetatud teenusele, mida praegu me teeme. aitäh, kas veel on veel küsimus? Rohkem küsimusi ei ole, siis ma otsusen suure tõenäosusega ilma vanakoolist toetajatelt hakkama ei saa. Minu arvates kahe eelmise käiguga nende ministrite on lahkunud kindlasti väga palju kliente, et sellega, et sinna tagasi millestki saada, tõenäoliselt praeguses olukorras on väga raske, sest kaks väga ebameeldivat olukorda on tekkinud. Sellest uues aastal sellest mõnda osaluse toetust ei pääse kuhugi, kui need andmed on. aitäh, palun veel. jah, ma repliigi korras nagu õnnustaks seda, et tegelikult kui siin Raul ütles välja selle, et haigekassa poolt rahastatakse teatud summaga, siis seal on tõmmatud see piir, et kui ka nimistus olevate inimeste arv on alla 1200, siis tegelikult ikkagi see baas ongi see 1200, aga sul on nagu õige, et tegelikult me peaksime ikkagi pingutama tolle nimel, et seda nimistut nagu kasvatada ja see esmatasandi arstiabi nagu võimalikult kodulähedalt kätte saada. aitäh. Teil rohkem sõnavõtusoove ei ole, kes paneks otsuse eelnõu hääletuse. Kes on Setomaa perearsti OÜ asutamise poolt, palun väga vastama. 10 poolt, kes on vastu, kes on erapoolt, 1 erapoolt. aitäh, otsus vastu võetud. Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa vallavalmiste register. Palun ettekandja Erik Õunus. Lugupeetud vallavolikogu liikmed, vallavolikogu osalised. Teie ees on vallavolikogu määrus, Setomaa valla valmiste registri põhimääruse eelnõu. Et valmiste registri põhimäärusega siis asutatakse kalmistu register ja sellega reguleeritakse kalmisturegistri asutamise ja pidamise eesmärgid, pidamise viis, määratleda surveaste ja turvaklass, vastutav töötleja, samuti volitatud töötleja. Määruses on loetletud kalmisturegistri andmete koosseis, mis on siis kalmistu andmed, maaetu andmed, võtmise andmed ja hauaplatsi andmed. Edasi on siis kolmandas peatükis kalmistu registri pidamiseks kasutajaõiguste andmine, nende õiguste lõppemine, andmete registrisse kandjale tema pädevus, andmete registrisse kandmise tähtajad, andmete sidumine kaardiga ja toimingute läbiviimine. Lõpp-paragrahvid on siis registri pidamise lõpetamise kohta, registri andmete avalikkuse piiratud juurdepääsuga andmed, loetakse andmesüsteemi õigust saada teavet ning andmete säilitamine kalmistu registris. See on nagu lühidalt selle määruse sisu, et selle määruse vastuvõtmisel on järgmisena meil võimalik siis hakata andmeid sisse kandma audiregistrisse ja eesmärk on siis olemasolevad andmed sisse kanda ja edaspidine töö siis läbi audiregistri ja kõik kalmistute kaardistamine ja ka need kaardid siis sinna kanda, et saada nagu siis ka avaliku vaatesse need andmed ja inimesed saaksid seda kasutama hakata. Et see on meie eesmärk. Lühidalt kõik. aitäh. Tänu kaasettekandeks sõna komisjoni Raivo Põldsile. Aitäh. Komisjoni liikmed on kõik tutvunud. Määruse eelnõuga kõik on poolt ja komisjoni ettepanek on antud eelnõu siis määrusena vastu võtta.
aitäh, kas on ettekandjatele küsimusi? palun, Tarmo. mul on küsimus, et nende paragrahv 11 on lubad, kas sellega hakkab tegelema siis alguses, mille üle antakse need järgmiste sammudega? no järgmine, tahaksime niimoodi, et meie registripidaja kannab kõik olemasolevad andmed sisse ja kui register on valmis, siis jooksvalt töötab iga kalmistu vaht ise neid. aitäh. kas teil on veel küsimusi? rohkem küsimusi ega sõnavõttu soove ei ole, siis paneme sittama olla valmis registri põhimääruse hääletusele. kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. 11 kõik poolt, aitäh, vastu võetud. Lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on avaldused kirjad. minule teadaolevalt kõigil laekunud ei ole. avalduste poolelt tahaks tänada vallavalitsust, et see külavannemate infopäeval ei ole hästi korraldatud, kahju öeldud on vähemalt osa võetud hästi vahel. aga muidu nagu vaevalt ette valmitud. kuna kirju ei ole kellegi mingit avaldust, siis on järgmine päevakorrapunkt järgmine istung. et vastavalt tööplaanile on detsembris, eks ole, eestis 11 detsember ja volikogu 17 detsember ja Meremaa 15.00. palun kõik. ma ütlen, et seoses selle kriisi, mis meil on, Meremaad ei ole mõtet teha. selles mõttes, on silgupütiks. ma teen ettepaneku teha aastas. oleks ajaks kindlasti täpsustanud, et praegu jätame tööplaani, mis on selle sisse, aga võib-olla peab üks e-koosolek tulema. et võib juhtuda, et ei saa nagu füüsiliselt kokku saada, et on hoopis ruumis e-koosolek. kas kellelgi on meelde? kas kellelgi on meelde küsimusi ette on? ei ole. aitäh kõigile osavõtu eest, sellega niisugune.